Ning nüüd läheme mõtete ja emotsioonidega tagasi eilsesse õhtusse, kus siis Prantsusmaal Villeurbanne'is mängis BC Kalev kohaliku Asveliga ning kuulame normaalaja viimast 20 sekundit, kui Kalev oli punktiga taga. Kommentaar mõistagi Tarmo Tiislerilt. Ja Kalev saab alustada ühepunktises kaotusseisus viimast rünnakut ja nüüd küll vabandame raadiokuulajad teised, see aps läbi lasti. Nüüd saadakse pall mängu panna. Viimane rünnak Kalevil, 20 sekundit aega, korvi alt tõmmatakse tühjaks. Parmer põrgatab keskjoone juures, kaitse läheb juurde, 13 sekundit on jäänud, 10 sekundit on jäänud, Parmer põrgatab, üleskatet ei tehta, korvi alt on tühi, Parmer läheb keskelt sisse, kas läheb viskele, läheb sissele ja viskab mööda. Riit saab lauast ja viskab 2 ära. 4,1 sekundit veel ja Kalev jälle punktiga peal. Conley saab üle toodud ja teeb Kangur vea. 1,3 sekundit on jäänud ja Kristjan Kangur teeb vea. See oli nüüd küll tehtud 10 meetri pealt, võib-olla 9 meetri pealt see viga. 1,3 sekundit on jäänud, Kalev on punktiga peal 82-81 ja Robert Conley läheb viskama 2 vaba viset. Esimene läheb mööda! Conley eksib esimesel vabaviskel ja nüüd tundub ja loodame, et vähemalt normaalaja lõpus, vähemalt viik on, aga punktiga Kalev peal. Conley teine vabavise ja läheb sisse, põrkab küll palju. Kas saab Kalev palli mängu pandud, aga enne võetakse time-out. Ja võib vaid arvata, mida raadiokuulajad mõtlesid ja tundsid sellel hetkel, kui mäng lisaajale läks, kuid kuulame nüüd lisaaja viimast 1 minutit ja 17 sekundit. +1 Kalevil 92-91 ja minut 19 lõpuni. Conley kohe palliga, Ketso saab juurde, nüüd maala ei mängita. Conley läheb otsajoonet läbi, süüdab Janole nurka, 3, ei lähe ja Ketso saab lauapalli, ei saa Ketso lauda kätte. 92-91, 50 sekundit lisaaja lõpuni ja Parmer palliga Ketsole antakse 10 sekundit rünnakuaega ja nüüd tuleks korvi saada. Anta Kangurile Riit palliga 5 sekundit veel, Riit nüüd hakkab minema, läheb Sonmu vastu, teeb Pettet, viskab, ei lähe, 35 sekundit ja vastastel võimalus, aga meile igal juhul jääb 1 rünnak veel. Conley käes jällegi pall ja Kalev saab maala üles võetud. Punktiga Kalev peal, 10 sekundit vastastel rünnakuaega, meile jääb veel umbes 13. Conley põrgatad jällegi, see Vonvu hiilib katet tegema üles, Conley läheb, nüüd tuleb 3 sealt nurgast ja ei lähe, lauda me ei saa, 15 sekundit ja tuleb uus 3 vastu, see ei lähe, Kangur saab laua ja nüüd võib see mäng meie omale, Kangur saab üle toodud ja tehakse talle viga, ei võetud siit ebasportlikku, aga mis hull mäng on Villeurbanne'is, 92-91. Kristjan Kangur esimene vaba vise läheb, kukub pall sinna korvikanna peale, aga sealt vajub sisse. +2 Kalevile, 93-91, Kangur teine ja läheb! 94-91, nüüd tuleks Conley maha võtta, enne kui ta viskele saab. Arbeton juures tehakse kate, Conley läheb 3-sele. Ründeviga on Sonmule 2,4 enne lisaaja lõppu ja see peab olema julge kohtunik, kes annab sellises olukorras kodumeeskonnale kattevea, aga siin tanti ja nüüd oleks nagu mäng taaskord meie oma. 3 on Kalev peal, 2,4 sekundit mängida, Riid võetakse välja, Kriisa tuuakse tagasi, Kangur saab palli välja anda, kohe teevad vastased vea, aga kell käis edasi ja kui olulised on 0,9 sekundit, sellest me saime nüüd kõige pea aimu, sellepärast et nii palju just käis kell edasi, vastased tegid vea ja Marlon Parmer läheb viskama vabaviskeid ja kui nüüd viskab ühegi sisse, no siis võib lõpuks ometi rõõmustama hakata siin Astroballe spordihoones. Igal juhul teine tuleb ilmtingimata mööda visata, Parmer viskab sisse. 95-91 Kalev juhib ja 1,5 sekundit veel ja tuleb ka teine, ei tule, ise läheb mööda ja saavad üle välja veel vastased visata, aga see ei loe.
see enam ei loe, Kalev on võtnud Villerbannis võidu mängust, mille algus oli täiesti metsa minemas, mis vahepeal oli käes, mis siis mingil hetkel oli juba päris endal kodus, mis läks lisaajale, aga mis võeti võõral väljakul ära ja võeti ära numbritega 95-91. Nii lõppes siis mäng, meil on nüüd ühendus aga Prantsusmaaga, kus teisel pool telefoni